Ristirahn ja täna me teeme pikk kollaaž rakendusega kollaaži. Selleks valime kollaaži aluse, kriits. Kui meil on pildid tehtud ja juba tahvlis, siis me saame nad siit kenasti üles otsida ja välja valida. Ja linnuke. Nüüd on need pildid siin olemas, nüüd tuleb valida sobiv alus. Siin võib katsetada erinevaid variante, mis ju kõige paremini parasjagu see kollaaži jaoks alus sobib. Neid pilte saab siin liigutada, muuta nende nurka ja suurust. Siis saab valida neile sobiva tausta, kas siis värvilise, lihtsalt ühte värvi või siis sellise põneva, täpilise näiteks. Nii, minule meeldib siiski praegu selline ühevärviline rohkem. Nii, siis need, mis lukumärgiga oli, neid kasutada ei saa, nii et neid edasu proovida, need on tasulised. Nii saab siin plussmärgi alt lisada veel ka muid asju. Pilte. Otsida veebist midagi, no näiteks mina otsin praegu siit ühe koera pildi. Nii. Ja lisan selle ka oma kollaažile. Nii. Nii. Siis saab, kui ma olen otsustanud, et see mulle sobib, vajutan linnukese, siis ma saan siit sisestada veel teksti. No näiteks ma kirjutan siia praegu lemmikud ja ma saan valida siis teksti värvi ja siis ka tekstile tausta. Minule praegu meeldib ilma, siis ma valin selle. Nii, ja kui ma nüüd see teksti olen siia ära pannud, siis ma saan selle suurust muuta ja seda liigutada sobivale kohale. Nii, vajutan jälle linnukese, saan veel plussi alt lisada toredaid kleepse. Need, mis on tasulised, nendel on siin hind all, neid ei saa kasutada, aga selle kõige esimese märgi alt tuleb juba päris toredaid asju. Valin siit siis näiteks need lilled ja lisan need siia oma kollaažile. Ja kui ma olen nüüd kõik ära teinud, siis vajutan Done. Ja kõige lihtsam salvestada on Save to Library, siis ta salvestab siia samma tahvlisse. Ja kui on internetiühendus, siis saab jagada ka teistesse kohtadesse. Mõnusat katsetamist teile kõigile!